Tere! Olen Kristjan ja alles hiljuti jagasin teiega müüti üks ühele koosoleku kohta. Ja täna tahaks jagada veel ühte müüti, mis puudutab juhtimist. Te teate väga hästi väljendit. Käitu teistega nii, nagu sa tahad, et sinuga käitutakse. Ja paljud kasutavad seda põhimõtet ka juhtimises. Ehk siis juhi inimesi nii, nagu sa tahad, et sind juhitakse. Suurepärane mõte, aga mis selle taga peitub? Kui me kasutame ühte ja sama juhtimisstiili kõigi inimeste peal, siis see eeldab, et on olemas ideaalne maailm, kus kõigil inimestel on ühesugused eelistused, neile ei meeldi ühesugused asjad, neil on täitsa identsed teadmised, oskused ja kogemus. Kahjuks seda meil kasutada ei ole. Seega kõige suurem viga, mida juht saab üldse teha, on see, et ta kasutab kogu kollektiivi peal ühte sama juhtimisstiili ja viisi 100%. Seda on võimalik peale suruda, aga see ei anna loodetud tulemusi. Kui juht tahab olla edukas ja tahab, et kõik tema eesmärgid saaksid täidetud, siis ta peab aru saama, milline juhtimisstiil ja viis toimib kõige paremini konkreetse inimese juures. Ja sellest lähtuvalt peab ta ka tegutsema. Oma juhtimisstiili muutes, kohandades ja täpsustades on võimalik juhil arendada ka töötajat. Ehk siis täpseid juhiseid ootavast töötajast on võimalik arendada täiesti iseseisev töötaja. Seda saab teha ainult siis, kui juht kohandab oma juhtimisstiili töötajale, mitte vastupidi. Seega, juhtige inimesi nii, nagu nemad seda tahavad, aga mitte nii, nagu see teile meeldib. Kui teil on küsimusi, mõtteid, ettepanekuid, siis andke teada. Seniks aga edu ja nautige sügist. Kohtumiseni!